loomad ei küsi, kas on pühad või kas sul on aega või jaksu. Nende eest peab alati hoolitsema, iga päev ja iga ilmaga. Meil ei ole laudas vett ja selle tõttu peame loomadele veeämbritega tassima. Teeme seda mitu korda päevas, sest väga külmade ilmadega võib vesi jäässe minna. Siiani on olnud nii soojad ilmad, et me ei ole soovinud vundamendi ventilatsiooni avasid kinni panna. Meil on pea 100 aastat vana maja ja nii põrandad kui ka ülejäänud maja on soojustamata. Lasime veel viimase hetkeni loomi suuremasse aeda, aga nagu ikka tuleb talv ootamatult ja nüüd peame aedasid kokku võtma paksu lumega. Hoolimata sellest, et on aasta viimane päev, tuleb toimetused siiski ära teha. Õues läheb väga kiirelt pimedaks ja väljas pikalt toimetada ei saanud. Seega leidsime ühiseid tegevusi toas. Panime kokku ühe 500-tükilise pusle ja vaatasime oma lemmikut jõulufilmi Eija jõulud tondikakul. Meil käis jõulude ajal ja ka peale jõule väga palju külalisi. Sõime iga päev ahjupraadi, verivorsti ja hapukapsast, kõiki traditsioonilisi jõulutoite. Saime natukene üleküllastunud nendest söökidest ja otsustasime, et teeme midagi hoopis teissugust. Ühiselt valisime aastavahetuse toiduks hoopis pitsa ja magustoiduks soovis peretütar oma lemmikut šokolaadifondanti.
meil on juba mitu kuud elektriahi katki ja see on andnud mulle ideaalse võimaluse õppida kasutama puuahju. Saied ja leivad tulevad puuahjus lihtsalt imelised. Aga keerulisemad koogid ja magustoidud, nagu ka fondant, ei taha paraku nii hästi õnnestuda. Kahjuks seekord fondant ei kerkinud ja jäi põhjast liiga vedel. Siiski maitset see ei rikkunud ja oma magustoidu saime söödud. Kui aeg jõudis keskööni, läksime õue oma loomade juurde. Võtsime uue aasta vastu koos oma pere ja loomadega.